Tere! Täna räägime bassikõlarist ehk subwooferist. Bassikõlar on tähtsuselt teine kõlar pärast keskkõlarit, juhul kui te teete kodukinosüsteemi, milles on 5, 6 või veelgi rohkem kõlarit. Bassikõlar. Bassikõlarist olen ma teinud mitu videot, aga siin kodukino tegemise nende peatükkide raames ma puudutaksin seda veel korra. Kindlasti tasub vaadata varasemaid videosid, mida ma olen subwooferite kohta teinud, sest siin ma seda kõike ei käsitle, võib-olla põgusalt mõnda asja puudutan. Bassikõlar on tähtis kõlar sellepärast, et ta esitab kõiki madalaid helisid, mis tuleb filmidest. Ehk siis 5.1 helis on see punkt 1, bassikõlari heli, ja bassikõlar esitab seda eraldi oma kanalina, oma helikanal on selle jaoks tal ja tema esitab siis ainult seda heli. Või teine variant, te reguleerite nii, et ta esitab kõiki üldist bassi. Ehk siis ka nende teiste kõlarite bassiheli läheb kas osaliselt või täielikult subwooferisse. Seda kõike on võimalik receiveris seadistada vastavalt soovile. Ja vastavalt maitsetele, siis kes kui palju seda bassikõlarit peale keerab. Kellele vähem, kellele rohkem, see on maitse asi. Ja seadistamisest mõni teine kord, sest mul ei ole hetkel olemas subwooferit näidata, mis oleks nagu selline tavaline subwoofer, kus on siis need tavalised ühendused, et mul sellist näidata kahjuks hetkel ei ole, nii et sellest mõni teine kord ja pealegi läheks video liiga pikaks. Alati tasub endale osta üks aktiivne bassikõlar, juhul kui teil on receiveriga selline kodukinosüsteem. Sest bassikõlarit on väga lihtne seadistada vaikselt, kergelt, õrnalt, ütleme nii, seda bassiosa parandama. Kui te seda muidugi üldse tunnete selle järgi vajadust, et teil ei pruugi sellist tunnet olla muidugi. Aga juhul kui te tunnete, siis alati ostke bassikõlar juurde. Isegi väike bassikõlar aitab sellele päris palju kaasa. Kohe ma vahetan särgi ära, kummardun siia maha ja räägin teile siis bassikõlari paigaldamisest. Ja siis sellega tänases videos tegelikult piirduks. Bassikõlari omamine on nii ja naa. Kellele meeldib, kellele mitte. Mulle meeldib. Mul on neid 2, teise pool on täpselt samasugune. Ja miks on bassikõlar hea? Bassikõlar on hea sellepärast, et ta võtab receiverist ära koormuse esitada madalat heli. Ja see on väga oluline asi, eriti juhul, kui te receiver on soodsama hinnaklassis, ütleme seal 3, 4, 500, 600 eurot, võib-olla selline receiver, et see vajab nagu hädasti subwooferit tegelikult juurde. Et te parandate heli päris palju. Ja sellega tasub alati arvestada, kui te siis seda kodukinosüsteemi teete. Et ma olen ka varasemas videos rääkinud, et niipea kui teil on rohkem kõlarit kui 2, siis subwoofer muutub üsna hädavajalikuks sellisel juhul. Ja mis selle subwooferi puhul siis on nüüd see peamine faktor? Ja peamine faktor ongi see, et ta teeb iseseisvat heli. Ta lihtsalt saab väikse impulsi receiverist, et nii mängib bassi ja ta mängib seda iseseisvalt ilma receiveri jõudlust kasutamata. Ta on vooluvõrgus, aktiivne subwoofer ja töötab. Ma olen teinud video, kus ma räägin siis mitut subwooferit on vaja. Et selle video lingi panen ka siia üles. Võite seda klikata, kui ei ole vaadanud. Siis ükskõik mitu teil on, aga vähemalt üks võiks ikkagi olla, ütleme siis nii. Ja ühega muidugi seadistamine on keerulisem, et see on natukene probleemne, aga ma kohe räägin teile selleks. Nii, ütleme nii, et te ostate selle subwooferi endale ära. Ühendate receiverisse ära ja siis on teil vaja hakata talle leidma sobivat kohta. Nagu te olete kõiki pilte, ütleme, internetis vaatate või näiteks mingid juhendeid, siis subwoofer on tihtipeale joonistatud ongi siia näiteks televiisori kõrval, näiteks siin on subwoofer, siis on siin põrandakõlar või mingi riiuli kõrval, ükskõik, et mingi selline asi või teisel pool, et ta on joonistatud siia kohta. Tegelikult tihtipeale ei ole see subwooferile kõige parem koht. Ehk panete näiteks siia teleri kõrval ta paika ja lähete istute diivani peale. Bass on jama. Siis selleks,
et leida parem asukoht, eeldus, et teil on ruumi, siis paremat asukohta leitakse sellisel viisil, et selle subwooferi, sõltub kui suur ta on, kui te ei ostnud, iiger suurt ei ostnud, siis te põhimõtteliselt isegi võite võtta ta ja panna tooli peale sinna kohta, kus te istute. Ja enne kui te kuulama hakkate seda subwooferit, olete tooli peale arvestanud, siis lülitage peale mingi bassi testtoon või mingi asi, isegi YouTube'ist leiab seda või kui teil on äkki mingi plaat või asi või ühesõnaga mingi, kus teil kuulete enam-vähem seda ühte ja sama bassi heli kogu aeg. Siis, kui te olete see käima pannud, subwoofer on seal tooli peal või kui tooli peal tõsta, panete seda sinna kohta põrandale, ajab ka asja ära, siis hakkate mööda tuba käpuli roomama. Nii-öelda, eesti keeles ei kõla hästi, aga selle nimi ongi käpuli roomamise meetod. Ja see käibki nii, et põhimõtteliselt roomate niimoodi käpuli kõik kohad läbi, terves oma ruumis. Ja te kuulete siis bassi erinevust, kuidas bass kogu ruumi ulatuses kogu aeg muutub. On bassilained ja te kuulete selle muutust. Nüüd, sõltuvalt oma ruumi suurusest, leiate te 1, 2, 3 või rohkem punkti, kus see bass kõlab paremini. See teie jaoks see bass kõlab paremini. Ja märkige need ära, pange sinna mingi asi maha, võtke, ma ei tea, teibitükk, pange sinna klõpsi peale, et teil on need kohad jäävad nagu nii-öelda meelde. Ja siis tulekski kõlar, see bassi kõlar, tõsta ühele nendest kohtadest. Sellisel juhul olete saavutanud tulemuse, kui te istute seal, kus teie subwoofer algselt oli, ehk siis seal istumiskohas, kuhu teda liigutasite, ja subwooferi panete nüüd sinna, kus te kuulsite kõige paremat heli, siis teil ongi selles istumiskohas kõige parem bassi heli. See on kõige lihtsam, kõige parem meetod hea bassi saavutamiseks oma istumiskohas. Aga kohe tekib probleem. Kui istumiskohti on mitu või inimesi on mitu, kes tahavad kuulda head bassiheli, siis istuta näiteks meeter või 2 teise kohta, teise tooli peale, teise diivani peale, bass on jälle kehva. Ja sellisel juhul ühe bassikõlariga ongi probleem. Te peate tegema mingi otsuse, kas ta kõlab enam-vähem igal pool kuidagi või on see mingi teatud koht, mis on nagu väga hea heliga. Te peate mingid valikud tegema. Võib-olla teil on väga hea ruum, et ta kõlabki enam-vähem ühtlaselt igal pool, aga enamasti ei kõla. Ja see on selle ühe subwooferi miinus. Aga see ei ole kõige hullem miinus muidugi. Et põhiline, et ta olemas oleks. 2 subwooferi või enam ostmisel te saate sellest erinevast bassist tegelikult üsna hästi lahti, et bass ühtlustub ära sinna ruumi. Aga see on, nagu ma ütlesin varasemas videos, et vaadake seda. Seal ma räägin sellest natukene põhjalikumalt. Kui te ostate subwooferi, pange ta õigesse kohta ja te saavutate selle madala heli. Saavutate madala heli ja põhikõlarites kaob koormus ära. See on see kõige tähtsam asi. Sest isegi kui teil on head kõlarid, aga receiveril pole jõudu neid mängima panna, siis bass jääb ikkagi kehvaks. Et bass kannatab kõige rohkem ja isegi kui receiver üritab seda bassi käima panna piisavalt hästi, siis kaovad ka juba kõrged ära, sest receiveril pole enam jõudu jäänud järgi ja kogu heli läheb ühtlaselt kehvaks. Ja bassikõlar parandab seda. Nii lihtne see ongi. Aga tänaseks kõik. Järgmise korrani.